nii kaua pole salvestanud. Vahepeal, isegi vahepeal on nagu ju niisama kokkugi saadud. Sa käisid Eestis, me jalutasime koos, me käisime mererannas jalutamas, käisime kai peal, teesklesime, et me oleme gängsterid kuskilt filmist. Good ja, times. See oli täpselt klassikaline maffia, selline 4 silma all vestlus, kahe maffia liikme vahel. Hästi filmilik ilm oli ka või valgus oli siuke hästi pehme ja selline. Ja sudu oli niimoodi mere peal ja kallast polnud peaaegu näha, kui oli näha, aga kõik oli niimoodi pehmendatud fookusest väljas. Ja kui me seal kai peal olime, siis ma küll ootasin, et mis hetkel sa nüüd jääd paar sammu minust maha ja tulistad mind kuklasse või paned koti pähe ja lööd haamriga pähe ja lükkad kai pealt alla. Ma mõtlesin täpselt sama sinu puhul, et huvitav, millal see nüüd juhtub. Et millal sa seda teed mulle või? Ei, vastupidi, et millal sa seda mulle teed. Võib-olla sellepärast me nii aeglaselt kõndisimegi mõlemad, et me ei julgenud lasta kummalgi nagu ette minna. Ja kui ei ole inimest nii ammu kohanud niimoodi füüsiliselt, siis on raske usaldada ka. Et Zoomis on üks asi või FaceTime'is nagu praegu. Et siis, haamriga ei saa midagi teha, nagu, ja, et sa võid lüüa haamriga vastu oma iPadi või telefoni või mida sa seal kasutad praegu, aga sa lihtsalt lõhuks sinu kalli seadme ära, aga mina jääksin terveks. Jah, nii on. Kuigi ma pean ütlema, et ma vaatan sind läbi kergelt pragunenud ekraani siit poolt. Mis sul juhtus? Oma 37. eluaastal ma siis esimest korda elus pillasin oma telefoni niimoodi vanni kusjuures, tühja vanni. Okay. Tühja vanni ja kukkus libises mul käest ja siis vastu vanni põhja ja nüüd on siin siuke mõra sees. Nii et esmakordselt elus, ma ütleks, et see on päris hea track record iseenesest. Jaa, seda küll. Et harilikult inimesed ikka pillavad iga oma telefoni niimoodi maha, et sinna tuleb mõra sisse, aga mul juhtus see alles nüüd esmakordselt. Mõtlen, et see on nagu ainuke olukord, kus ma siis ütleks, et võib-olla oleks isegi parem olnud, kui see vann oleks vett täis olnud, sest telefonid täna on suhteliselt veekindlad, aga vähem kukkumiskindlad. Jaa, see on tõsi. Mina lõhkusin vist oma esimese telefoni ekraani ära põhikoolis. Ma pakun, et see oli mingisugune või ei keskkoolis. Jah, see pidi olema mingi 10. klass, kus ma jooksin oma Nokia telefoniga vastu. Niimoodi, et oli mul taskus. See on see tasku, kus mul telefon alates esimesest telefonist alati olnud on. See on minu parem pükste tasku. Eespool siis mitte kindlasti tagapool. See on absurdne. Kas need püksid on ka samad, mis põhikoolis olid? Ei, kuigi... Sa ei pea vastama? Kuigi kui ma käisin põhikoolis ja keskkoolis, siis ma ostsin alati sama brändi teksaseid, ideaalis täpselt samu teksaseid nagu iga aasta. Seda ma enam nüüd ei ole teinud, sest ma ei ole nii head brändi leidnud kahjuks. Ma ei mäleta, mis see oli. Mis see nii hea bränd oli? Kartiini. Kartiini oli ju põhiline. Paks teksamaterjal, ei olnud mingit stonewashingut, ei olnud mingit nagu happepesu või midagi siukest. Ja jooksin niimoodi selle oma puusaga siis vastu lauanurka ja mis oli kõige parem tol ajal telefonide osas, see modulaarsus, võtta. Tol hetkel oli hästi oluline see, et kui sul oli Nokia telefon, siis sa said sellel mõlemalt poolt selle korpuse ära võtta. Sul ei ainult see telefoni sisu alles ja sa said sinna uue korpuse peale panna. Et ainuke asi, mis tegelikult katki läks, oli see plastmassist see nagu katteekraan selle korpuse peal, nii et ma vahetasin korpuse ära ja telefonil jälle terve, et pärast seda ma tegelikult ühtegi aktiivselt kasutuses olevat telefoni pole ära mõrandanud või ühesõnaga, et nad on kõik mul püsinud tervena. Mis on iseenesest tore. Sa alustasid varakult, aga ühtlasi ka õppisid sellest piisavalt palju, et olla ettevaatlikum edasises elus. Mina sain oma õppetunni alles nüüd. Kuidas pandeemiaga reisid on üldse? Oleneb kuhu sa lähed, aga Inglismaaga on nüüd juba lihtsam, sest et Inglismaa kaotas ära oma need keelatud riikide nimekirjad või ükski riik polnudki keelatud, aga oli selline asi nagu punane nimekiri ja seal olid siis riigid, kust tulles. Nagu Eesti, ma saan aru, oli inimesel kohustus. Maailm põleb. Eesti oli ka vahepeal seal ja või isegi mõnda aega.
aga vahepeal oli täitsa paha lugu selles mõttes, et kui keegi tuli punase nimekirja riigist, siis tal oli kohustus mitte minna siis oma koju, kui tal näiteks oli kodu Inglismaal olemas, kuhu minna, vaid kodu asemel ta oli kohustatud minema sinna koroonahotelli, millest me oleme ju kuulnud siit ja sealt kõik, et see hotelli lõbu on lihtsalt hästi kallis lõbu. See on niisugune 10-päevane visiit ühte hotellituppa, mille eest sa pead maksma umbes 2000 eurot või midagi sellist, nii et see muudab igasuguse niisuguse reisi lihtsuse ja mõnu nagu millekski vastupidiseks, et kui me enne pandeemiat olime juba ära harjutanud ennast selliste odavlendudega ja et vahepeal võib-olla said seal, ma ei tea, 29 euroga sõita kuskile Itaaliasse või Hispaaniasse või Inglismaale Eestist näiteks, et siis kui sa sinna otsa paned 2000 eurot hotellikulusid, mille ja sealt hotellist sa isegi väljuda ei tohi, et siis noh, ja ma eeldan, et see ei ole nagu spa-hotell, kus sa saad vahepeal käia mingisuguses mullivannis seal niimoodi ja kokteili juua, vaid sa pead seal toas ilmselt istuma. See vist ei olnud jah, vaat see oleks lahe, kui see oleks näiteks siuke hõljuk hotell, ütleme, mis korjab inimesed siis peale näiteks sealt Gatwickist või Heathrow'st või nendest teistest Londoni lennujaamadest ja siis hõljub näiteks kuskile Taisse mingisugusele saarekesele, kus siis inimesed saavad nagu siuke koroonasaar, nagu et nad võivad sealt hotellist välja ka tulla, et kõik ümberringi on ka vähe kohti maailmas, kuhu ma tahaks vähem minna kui koroonasaar. Aga kui see on Tais, kas sa poleks nõus nagu põdema koroonat, kui sa saaksid nagu Taisse minna? Arvestades, et siin hiljuti tuli mingid uuringud, mis näitasid seda, kuidas koroona võib mõjutada oluliselt ka näiteks ajurakke väga negatiivselt, siis ei, ma ei läheks Taisse koroonat põdema. Aga sa oled seal kaunil Tai saarel, kus on hingematvalt ilus loodus ja unustamatud vaated, sa kohe taastad oma need ajurakud. Sa võid saaremaalastelt küsida, mis tunne on olla koroonasaar. No Saaremaal ei ole ju nii tore olla kui kuskil Tai saarel, kus on nagu kogu aeg soe ja on hingematavad vaated. No Saaremaalt võib ka leida hingematvaid vaateid, aga need on sellised nukra maiguga nagu igal pool Eestimaal. Eesti on üldiselt valdavalt siuke nagu melanhoolse luule inspiratsiooni allikas. Nagu, kirjutage Jimmile, mitte mulle oma pahameelt nüüd, palun. Don't at me. Yeah, don't at me. Ma tegin isegi vahepeal, kus juures nüüd ma pean tunnistama, et väga mitu aastat juba oleme olnud laisk ja tegelikult ei ole ennast gripi vastu vaktsineerinud, kuigi see võimalus on tegelikult igal aastal olnud olemas. Ja olen seda tegemata jätnud ja tegelikult seesama koroona aasta algus, enne kui 2020 algus, siis enne kui üldse see pandeemia lahti läks, siis ma põdesin grippi läbi, see oli ka kohutavalt ebameeldiv, aga jällegi õnneks ma ei ole riskirühmas, aga pääsesin seetõttu ka ilma suuremate tüsistusteta. Aga nüüd siis see aasta ma tegin ära gripisüsti ja ma mõtlesin, et ma räägin sellest sellepärast, et mitte hakata pidama mingit moraali juttu sellest, kuidas vaktsineerige palun kõik ja see on hästi oluline ja see kõik on muidugi tõsi, aga ma pean tunnistama, et ma kohutavalt kardan süsti. Eriti vaktsiinisüste. Ja tegelikult ka ma olen käinud enamust korrad, kui ma hambaarsti juures olen käinud, ma olen palunud mitte teha omale seda tuimestussüsti. Tõesti või? Ja üldiselt see on seotud mul kõik nagu tervisärevusega, et nagu igasugune selline invasiivne tegevus, mis mõjutab kuidagi mu sellist normaaltunnet, et näiteks tuimestus tekitab sulle sellise ebanormaalse tunde mingis osas su kehas, kus sa ei tunne enam näiteks oma põske või iget või mida iganes. Ja see tekitab minus kohutavalt ärevust ja sama on tegelikult igasuguste nende süstidega, et isegi need siuksed nõrgad kõrvalmõjud, et ma olen üks nendest inimestest, kes eeldab, et mina olen alati see 1 miljonist, kellel midagi väga halba juhtub. Nii et kõik need süstid on alati tegelikult päris suur enesületus.
Nii et ma tegelikult väga hästi mõistan seda hirmu, mis nende ees on. Aga ma pean tunnistama, et hästi oluline on ka nagu meenutada lihtsalt puhtalt nagu statistikat ja lähtuda maailmas sellisena, nagu ta on. Noh, ütleme niimoodi, et sellele süstile minnes ja sealt tulles oli mul oluliselt kõrgemaid tõenäosusid jääda auto alla, kukkuda raudteele, murda oma jalaluu või isegi komistada trepist alla tulles ja need kõik on oluliselt suurema tõenäosusega mulle väga, väga halva nii-öelda lõpptulemusega olukorrad, kui see süst kunagi oli, et nüüd mul on see tehtud. Ma tundsin ennast paar päeva natukene, õlg natukene valutas ja muud nagu polnudki ja nüüd ma tunnen, et kui ma peaksin ka grippi jääma, sest samamoodi nagu koroonavaktsiin ei ole ka gripivaktsiin kunagi 100% kindlusega, siis ma tean, et ma põen seda kindlasti ikka märksa kergemini läbi kui aasta 2020 alguses, kui see oli ka kohutavalt ebameeldiv. Kaks asja seoses selle looga, mis sa rääkisid. Esiteks, mu tütar sai koolis ka gripivaktsiini, aga neile anti see nina kaudu, nii et lasti sükest nagu spreid ninna, mis on väga tore alternatiiv ju iseenesest. Ja eriti lastele. Ja just. Ja teiseks, see meie väike nädalane Eestis käik oli väga tore, saime palju paremini hakkama kui eelmine kord kohtumiste manageerimisega ja sellega, et me ei sõidaks ennast ribadeks lihtsalt ühest Eesti otsast teise, püüdes absoluutselt kõiki inimesi lühikese aja jooksul näha. Aga kaasa tuli sealt ikka korralik mingi külmetuspisik, mis on nüüd juba vist mingi, ma ei tea, 3. nädalat mul jätkuvalt natuke annab endast märku. Ma ei tea, kas see on siis see gripp või miski alternatiiv sellele, aga igal juhul kõik ümberringi kuidagi lõristasid ja külmetasid, on ju, ja siis oligi täpselt niimoodi, et ega sa sellest ei pääse, kui sa arvad, et sa siin nagu vilksamisi käid läbi 1 nädalaks ja jääd sellest riivamata, siis sa eksid, nii et kodumaa tuli ilusti kaasa minuga ja senini hoiab mind oma külmas embuses. Hoiab senini. Ja. Aga alustame saatega või? See terviseminutid on nüüd täidetud. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Jim Ashilevi. Ja te kuulate saadet Popkulturistid. Ma hakkasin alguses natukene jälle sellest pandeemiast rääkima, aga sellel oli selles suhtes nagu hea põhjus, et see seostub ühe teemaga, mida ma täna tahan rääkida, nimelt viimased 2 aastat, ütleme siis selle 2020. aasta algusest, olen ma oma tervisega ikkagi suhteliselt halvasti käitunud. Ma mõtlen siin juures näiteks trenni peaasjalikult, sest ega ma varem ka nüüd mingi super tubli ei olnud. Ma pean tunnistama, et mul on olnud selliseid nagu hästi toredaid ja ütleme siis selles mõttes toredaid, et piinlikke olukordi, kus ma pidin käima füsioterapeudi juures, sest mu selg tegi mulle liiga. Ja kui me esimest korda kohtusime, ta oli selline väga no-nonsense mees, mulle väga meeldis ta treenerina. Kui me kohtusime, istusime seal ruumis, kus oli siis terve hulk trenni tegemise aparatuur, igast tõstmise asjad ja kangid ja värgid ja istume seal ja ta küsib mult, et okei, et palju sa päevas istud? Ja siis ma pidin korra mõtlema ja ütlesin, tõenäoliselt ikka 8 tundi minimaalselt tuleb ikka kokku. Noogutas, mõtles, kui palju sa trenni teed? Ma ütlesin, et ei, ma jalutan ikka väga palju. Ei, ma ei küsinud, kui palju sa jalutad, ma küsin, kui palju sa teed nagu füüsilist koormustrenni. Siis ma pidin pidin põhimõtteliselt ütlema, et ma peale nagu siukse jalutamise nagu kiire kõnni ei tee mitte mingit koormust tegevat nagu tegevust. Ja siis ta vaatas mulle otsa, et kas sa saad nüüd aru, milles mure on. Et see ei vajanudki väga palju pikemat selgitust ja kuigi ma olen nagu erinevatel kordadel oma elus üritanud hakata pihta sellega, et ma olen ka eratreenerite abiga ja
ja igast muu viisil nagu püüdnud ennast sellisesse trennirütmi saada, siis see on alati läbi kukkunud ja ma pean eriti tunnistama, et see pandeemia aasta, see 2020 eriti just, mis väga paljudel oli selline trenni taasavastamine kuidagi või midagi muud. Lihtsalt, et inimesed hakkasid nagu jälle jooksmas käima ja püüdsid leida erinevaid viise, kuidas siis seda stressi, mis selle kõigega kaasnes, väljendada endast või väljutada endast, et siis trenn oli paljudele pääsetee, aga mina pean tunnistama, et selle kõige suure jura hirmus ma just vastupidi pigem hakkasin vähem liikuma ja vähem trenni tegema ja see on tegelikult kohutavalt halb ja ma kogu aeg ütlesin endale, et okei, et läheb jälle paremaks, et siis ma võtan jälle ette, et ootame selle raske aja ära ja siis ma hakkan jälle liigutama, siis ma hakkan tegema. Tegelikult suur osa 2020 oli täpselt see, kus ma kogu aeg ütlesin, et ma nüüd kunagi jälle tulevikus hakkan tegema. Ja alles sellel aastal Eestisse tagasi kolides ma hakkasin nagu rohkem liigutama ennast ja nüüd ma lõpuks kuidagi sellel sügisel ma lugesin ühte raamatut, mida ma olen hästi paljudele inimestele soovitanud ja soovitan veelgi, kuigi ükski, kellele ma seda soovitanud olen, ei ole mulle veel öelnud, et see on tegelikult hea raamat või mõistlik raamatu soovitus. Aga ma sa tead seda väga hästi ja ilmselt teavad ka kuulajad, et ma olen väga suur Cortexi podcasti fänn ja seal nad rääkisid sellisest raamatust nagu Triggers, Creating Behavior That Lasts, ehk siis nagu kuidas muuta enda käitumist ja isegi mitte käitumist sellisel viisil, et sa teed midagi ebatervislikku ja teistele ebameeldivat nagu suitsetamine, sa püüad seda maha jätta, et see autor rääkis selle kohta, et see on nagu easy mode, et sellele sul on nagu väline surve seda ära lõpetada. Aga kui sa lihtsalt nagu elad oma elu ühel viisil, siis muuta seda, kuidas sa käitud, on ülimalt raske täiskasvanuna ja ma pean tunnistama, et tegelikult suures osas oma elus ma ei oskagi väga palju leida selliseid kohti, kus ma olen nagu lihtsalt otsustanud, et ma tahan muuta oma käitumist ja sellega edukalt hakkama saanud. Kas see on see, ja see raamat, kas see on see Marshall Goldsmithi raamat? sellel on selline väga cheesy kaanepilt, kus sa näed, et leopard muudab oma täppe. Ma näen kahte varianti, üks on, et leopard muudab täppe ja teine on siuke David Bowie sakiline välk lööb raamatu ülaosast alla vastu G-tähte, see on natuke siuke see kõlab ägedamalt. Graafika kunstilikum. Nii, vabandust, ma segasin sind, räägi edasi. Ja see raamat kuidagi avas mu silmad ja ma pean ausalt tunnistama, et ma ei ole teinud väga palju neid asju, mis seal raamatus soovitati, ma olen katsetanud, aga see oli meeletu motivaator, et endale ükskord tunnistada, et ma olen trenni ikkagi täiesti unarusse jätnud või oma füüsilise tervise ja ka toitumise mõttes olen nagu üsna alla käinud. Et ma teen nüüd liiga tegelikult päriselt ka, ma teen meie väikesele armsale Keila linnale liiga, aga ma tunnen, et kui ma olen laisk siin linnas ja ei taha süüa teha, et siis mul on valida umbes 3 burgeri koha vahel ja 2 pitsa koha vahel. Et selliseid nagu väga tervislikke alternatiive siin niimoodi kiirelt leida on keeruline, aga ma tean, et tegelikult ma teen liiga selle ütlusega siin, et kindlasti neid on, aga ma olen lihtsalt laisk tol hetkel ei otsi. Aga see raamat nagu tõesti, ma ei tea, see ongi see, et on täiesti võimalik, et nüüd keegi kuulab mind ja mõtleb, ma loen ka seda raamatut ja see aitab mind, aga nendega on selline teema, et see raamat peab kuidagi sinu ajus midagi nagu torkama. Ja see on, iga inimese aju on väga erinev ja üsna väike tõenäosus, et see sama raamat torkab samamoodi sind, aga minule ta tõesti mõjus ja ma olen nüüd jooksmas hakanud käima. See on väga lahe. Minu jaoks väga suur üllatus. Ma olin uhke su üle, kui ma nägin su Instagrami storyt. Mis on väga oluline osa jooksmisest, sest kui sa seda Instagrami ei postita, et sa jooksmas käid, siis sa vist nagu ei jooksegi õieti või sellest ei jää nagu märki maha. Ja teised ei saa sulle kaasa plaksutada, mis on ju keeruline. Aga miks ma sellest üldse rääkida tahtsin, kogu sellest, see kõik on nagu eellugu, on see, et ilgelt hea plaat on Andrew Huangi Space Time. Ma ei tea, kas sa oled seda kuulanud? Ei, ma ei ole sellest isegi kuulnud. See on mu jooksmise plaat. See on täpselt pool tundi pikk.
see on sihuke synthwave'ilik, sihuke funky, noh, nagu üsna intensiivne elektrooniline muusika, et ta nagu push ib. Me oleme siin saates varem ka rääkinud vist, et ma ise olen rääkinud sellest, kuidas mulle on meeldinud trenni varem teha podcast'e kuulates, mitte muusikat, ja sina rääkisid sellest, kuidas sulle meeldib jooksmas käia ja kuulata midagi eriti sihukest raju nagu, issand, see räppari nimi ei tule mulle enam meelde. Ma kuulasin Busta Rhymesi viimast albumit, aga see lõppeski selle jala välja väänamisega, mille tulemusel ma pole aasta aega saanud jooksmas käia. Aga enne seda Eestis Vanemuises, kui sa Vanemuises käisid Otellot mängimas. Siis ma kuulasin ka mingit rängemat ja mingit karmimat Wu-Tangi ja Tylerit. See ei olnud mitte Pluto, Nublu, vaid see oli üks Eesti räppar, keda ma pole ammu... Babylost. Jah, Babylost, täpselt. Et ma olen ka nüüd avastanud, et sellise nagu jõulisema muusika kuulamine tegelikult joostes on ilgelt mõnus. Absoluutselt, sest siis sa lõpuks jõuad sinna punkti, kus sa pargis jooksed ja siis paned suvalistele inimestele molli neist möödudes. Ja siis saad punkte selle eest, kui sa vaatad oma Apple'i kella, siis ta annab sulle punkte selle eest. Päriselt või? Elu muutub jah nagu GTA-ks mingist hetkest, kui sa jõuad mingisugusele jooksja tasemele nagu. Keha on testosterooni täis ja põhimõtteliselt see teeb sind maniakiks. Mul on hea meel, et ma jala välja väänasin, see nagu andis mulle võimaluse tagasi tulla ühiskonda. See ei ole minuga veel juhtunud, ma pean tunnistama. Noh, oota veel. Aga eks siis on midagi oodata, et ma saan aru, et GTA toodi ka tagasi uuesti modernsete mängude sekka, siis täpsemini siis triloogia GTA mänge. Ja sellega oli palju probleeme, ma kuulasin uudiseid, et see ei tööta hästi ja Rockstar juba võttis selle maha enam-vähem. Ma ei ole seda ostagi saanud, ma ei tea, mis toimub. Ja see on katki see mäng, nagu asjad ei läinud paremaks, vaid nad tegid nagu halvemaks paljusid asju. Sest ma just, kui ta välja tuli, too õhtu tahtsin ostma minna ja veebileht andis mulle võimalused ainult Switch'il osta, et ma arvutile ei saanudki ja siis ma võtsin alla. Ära osta Switch'ile, Switch'il pidid olema pikad laadimisajad veel ka ja päriselt ja mingi frame rate'i probleemid ja nii edasi, nii et võib-olla oota, kuni nad teevad selle päriselt korda. Ootan esimese ale ära. Aga Andrew Huang, ma ei tea, kas sa tead, kellest ma räägin, kui ma ütlen Andrew Huang? Ei tea, esimest korda kuulen. Ma tahtsin tast täna väga rääkida, sest ta teeb nii ägedaid asju viimasel ajal. Tegelikult on kogu aeg ägedaid asju teinud. Ta on esiteks olnud juba aastaid minu suur moe-iidol. Ma tahaks riietuda nagu tema, aga see eeldaks, et ma oleksin nii ilus mees nagu tema ja ma ei ole. Ma hakkan kohe guugeldama. Ma tahaks muidugi, loomulikult... Ma guugeldan is Andrew Huang as handsome as Ivo Krustok. See on üsna ebatõenäoline otsingu et see otsingu tulemus midagi tarka on. Sa võid lihtsalt küsida või sinna küsimuse panna, et is Andrew Huang beautiful? Sest ta ei ole isegi mitte ainult handsome. Assoo. Ja ma praegu sain mingid suvalised vastused sellele sinu ja tema võrdlusele. Kas ta on beautiful? Ma võin seda ka küsida. Ma kuulan sind samal ajal. Ühesõnaga, ta on su moe-ikon. Ja muidugi ka muusikaline selline suur õpetaja olnud, sellepärast, et tal on juba, ma tõesti ei tea, peaks tegelikult otsima, et kui kaua tal on see YouTube'i kanal olnud. See on kindlasti kuskil kirjas, kui kaua ta on 2003. aastast olnud aktiivne ja millal ta oma esimese YouTube'i kanali tegi. 2006. Alates 2006 ta on teinud selliseid naljakaid lugusid. Tema vist kõige kuulsam lugu, millega ta üle maailma tuntuks oli mingid unicorns dancing on rainbows. Tema on see vend. Happy unicorns dancing on rainbows. Ja, okei. No seda siis ma tean teda tänu oma tütrele tegelikult, tänu oma 7-aastasele tütrele, sest et see on see sihtgrupp, kes on Huangi pikalt fännanud selle loo pärast. Mul on siuke tunne, et tema see 2010. aasta video ei ole see, mida lapsed vaatavad, vaid nad on siis, inimesed on teinud tema loost neid nii-öelda mingeid superkatte või oma versioone ja teinud siuksed hästi nunnud videod sinna, mida siis vaatavad lapsed pigem. Me oleme vaadanud seda originaali ka, kus on teda ennast ikka näha. Okei. Ja ta on teinud nagu siukseid üliägedaid videosid, kus ta,
räägib muusika loomisest, räägib muusikateooriast, räägib sellest, kuidas tema muusikat teeb, erinevatest instrumentidest. Ta on väga hea laulja, väga hea multiinstrumentalist, trummid, bass, kitarr, süntesaatorid, asjad, mida iganes, ta on väga nagu andekas inimene. Ja ma olen tõesti aastaid ja aastaid tema kanalit jälginud. Ja siis üks päev tuli sinna üles video, et põhimõtteliselt, et tšau, ma lähen nüüd kosmosesse. Mida? Ja see video oli nii hästi tehtud, et kuigi ma arvan, et ma oleks nagu teada saanud sellest, kui Kanada oleks otsustanud mingi suvalise YouTuberi kosmosesse saata, ma eeldan, et sellest oleks räägitud. Yeah. Aga see video oli nii hästi tehtud ja nii hästi kokku lõigatud, et ma korraksin guugeldama, kas ta oleks päriselt kosmosesse. Ma panen selle lingi siia ja ta mängis seda nii tõsiselt nagu välja, et mul isegi jäi nagu tõesti nagu seda esimest videot vaadates siuke mulje, et okei, ta nüüd läkski päriselt kosmosesse või. Ja see arvestades, kui ebatõenäoline kõik, mis sellele videole järgmistes videodes oli, siis muidugi ma sain aru, et see kõik on eks ole, mingi lihtsalt lugu ja välja mõeldud ja eriefektid, aga see, ta tegi seda päris, ma ei teagi, kas isegi paar kuud vist olid tal siuksed videod, kus ta nagu, põhimõtteliselt tuligi, et ei, tere, ma olen kosmoses. Nüüd räägime sellest süntesaatorist ja ta, tal oli mingi terve lugu sellest, kuidas ta läks mingeid kristalle otsima ja siis leidis mingi dimensioonide vahelise olendi, kes teda aitas ja kellega ta koos muusikat tegi ja ühesõnaga siuke hull teema oli ja selle kõige nagu tulem oligi siis see album Space Time, et see oli nagu promo põhimõtteliselt sellele albumile. Ta nendes videodes nagu kasutas seda muusikat soundtrackina, ta näitas, kuidas ta mingeid lugusid tegi või kus ta mingeid helisid sai. Ja see oli nii hästi tehtud ja see on täpselt see koht, kus mul tuleb meelde, kuidas päris alguses, kui me seda podcasti tegema hakkasime, me rääkisime sellest, kuidas, ma ei tea, muusikavideod kuidagi on surnud või midagi siukest ja YouTube on nüüd nagu see teema ja võt see ongi see, mis minu jaoks nagu YouTube'is selle muusika kuidagi täna defineerib, et sa saad teha siukseid nagu ülimalt ägedaid kunstiprojekte, lihtsalt mingi põhimõtteliselt nagu üksikartistina. Jah, sul peab olema, ma ei tea, 2 miljonit kanali jälgijat ja sa pead olema andekas ja kõike muud. See on alati tõsi olnud selleks, et ole edukas, sa pead olema andekas ja töötama väga, väga tõsiselt selle kõige kallal. Aga see oli nagu lihtsalt nii äge vaadata, kuidas see kõik kokku tuli ja veel muidugi lisaks sellele see album on super hea ja kuna ma praegu suudangi maksimaalselt pool tundi joosta, siis see on minu jooksmisalbum, see Space Time. Okei, väga lahe. Paneme Space Time'i Bandcampi lingi saate märkmetesse, nii et näiteks praegu ongi hea moment panna saade pausile ja kuulata mõni pala, et saada aru, millest Ivo räägib, kui ta räägib jooksmisest. Ma ei kuulake ikka saade lõpuni, pärast võite kuulata muusika. Ärge minge ära, palun. Jääge. Okei, väga tore. Lõppkokkuvõttes mis sa sellest arvad, et vaata ma olen kohanud mõnda fanaatikut, kes ei poolda üldse nagu millegi kuulamist jooksmise ajal. Kuidas sa sellesse suhtud? Ma tean tegelikult, et sa ütled, et eks igaüks on vaba valima sellist jooksmisviisi, mis talle sobib, aga kui sa näiteks ennast kuidagi kujutad ette jooksmas ilma sellise audiostimulatsioonita, siis kuidas see minna võiks? Ma saan aru sellest, sellepärast, et põhjus, miks ma ka näiteks podcast'e varem trenni tehes armastasin kuulata, oli see, et mulle ei meeldinud, et see muusikarütm nagu juhib minu jooksurütmi. Et ma tahtsin, et mul kui sa kuulad muusikat, on hästi loomulik kuidagi seda rütmi nagu endale üle kanda, seda muusikatempot. Ja ausalt öeldes ma ei taha seda enda nagu sisemist tempot, mis mul nagu loomulikult tuleks või mis mulle jõukohane oleks kuidagi sellega ära rikkuda. Mul on siuke tunne. Aga
ja ma saan ka aru tegelikult soovist mitte midagi kuulata, sest jõusaalis käies kunagi, mitte väga pikalt kahjuks. Ja ma pean tunnistama, et jõusaalid ikkagi nagu täiesti, praegu on õnneks koroonaaeg ka ja ma ei peagi tundma ennast halvasti, et ma ei lähe jõusaali. Ivo Krustok, praegu on õnneks koroonaaeg. Ei no see okei, see võib-olla on, ühesõnaga, et igal asjal on oma silver lining, eks aga mida ma tahan öelda on see, et jõusaalis mulle ei meeldi käia, sest seal on teised inimesed ja võõrad inimesed ja see kõik lõhnab natukene, on siuke, ühesõnaga, seal ei ole nagu midagi head peale selle, et seal on tore aparatuur, millega ennast treenida. Aga siis seal käies mul ei olnud tol hetkel selliseid häid trenni tegemise kõrvaklappe ja seetõttu ma ei kuulandki midagi. Seal mingi taustal käis mingi lärm, tavaliselt mingi, ma ei tea, Energy Radio või mis iganes. Ja selle ma täiesti lülitasin välja, sest seal ei olnud muusika, mida ma oleks tahtnud kuulata ja siis oli hea nagu enda mõtetega olla või kuidagi mingeid asju läbi töötada peas ja ma usun, et seda oleks ka mõnus joostes teha, aga praegu kuidagi tundub õige muusikat kuulata ja ma arvan, et see ongi rohkem seotud selle nagu hetke ajaga, et mis nagu õige tundub. Mulle see tundub väga igav joosta ilma midagi kuulamata. Midagi kuulamata. Ja ma saan aru, et see on ka omamoodi sümptom, kui sa tahad seda vaadata mingisugusest sellisest perspektiivist, millest lähtuvalt ongi jooksmine ju omamoodi süke kohalolu harjutus, kus sa oledki oma kehaga ja oma tahtejõuga üksi ja ei lase ennast segada muudel välistel sellistel signaalidel. Eks neid signaale tuleb ju niikuinii igalt poolt, kui sa jooksed, sa ju reageerid inimestele, keda sa näed ja sellele ümbrusele ja see kõik on ju samamoodi, see mõjutab ja tekitab mingisuguseid tundeid ja mõtteid. Aga lõpuks ongi ju küsimus selles, et mida keegi otsib sellest tegevusest või sellest kogemusest ja ma ei tunne, et mu jooksmised, mis nüüd, nagu ma ütlesin, on jäänud juba aasta kaugusele, kuna ma väänasin jala väga pahasti välja ja pole uuesti julgenud minna. Et need jooksmised on olnud ikkagi kosutavad ja samamoodi kuidagi jõudu ja energiat andvad samal ajal, kui ma olen saanud ka tegelikult nautida võib-olla mingisuguseid albumeid, mida ma muidu ei oleks viitsinud või ei oleks saanud kuulata, sest et see on nagu siuke korduv õppetund mu elus, et vahetevahel ma näiteks ei jõua teatud muusikani puhtalt sellepärast, et ma kuulan muusikat vales kohas, valel ajal vales kohas. Jah, see on tõesti mõistetav, jah. Et kuidagi näiteks pikalt teismeeast alates ma kuulasin päris palju sükest nagu sünget, melanhoolset, sükest nagu aeglast, sügavat muusikat. Ma mäletan, et ma olin pikalt näiteks Sigur Rossi suur fänn, bänd, mida ma pole kuulanud nüüd ikka juba nagu tõesti, ma arvan, mingi 15 aastat niimoodi pühendunult, on ju, et see on siuke kauge mälestus, siuke armas mälestus, aga ikkagi kui ma mõtlen, et mis mu elustiil tollal oli, siis ma ju istusingi väga palju niimoodi omaette arvuti taga ja tihti mingite hiliste öötundideni ja siis see soundtrack sobis sinna ideaalselt. Samas, kui mulle tundus täiesti loomuvastane kuulata midagi sellist nagu, ma ei tea, Taylor Swift näiteks. Midagi nagu rõõmsat ja mitte, et Swift oleks alati rõõmus, aga tal on omad sellised hoogsad pop-meloodiad, mis on väga erinevad sellisest Sigur Rossi ulgumisest. Iga pala kestab 15 minutit vähemalt ja keegi tõmbab poognaga üle elektroonilise cello keele ja siis keegi ulub, on ju, et kui mitte kitarri. Jah, kui mitte kitarri. Enamasti siiski kitarri. Et siis jooksmine ja siuksed
tegevused nagu nüüd see Apple Fitness plussi treeningvideod, kus ma saan teha joogat ja core lihaste treeningut, et see kõik on andnud mulle ühtlasi võimaluse nautida sellist krapsakamat, reipamat popmuusikat, mis jällegi sobib sellisesse konteksti palju paremini kui 15 minuti pikkused lood, kus inimesed uluvad kajaga ja keegi tõmbab poognaga üle elektrikitarri keelte. Inimesed uluvad kajaga praegu meedias ka väga palju, nii et võib-olla seda ei olegi vaja kuulata või lisaks juurde. Kui me paneme osa pealkirjaks inimesed uluvad kajaga, siis kõik arvavad, et me räägime päevapoliitikast. Ma arvan, et me peaksime seda, kuna me oleme clickbaiti majad, siis me peaksime just seda tegema. Me kirjutame, inimesed uluvad kajaga. Aga siin ongi küsimus, et kui ma ei pane kaja suure algustähega, siis on kõik korral. Siis see clickbaiti potentsiaal kohe nagu väheneb. Kas ma peaksin jaurama hakkama ja panema kõik suurte tähtedega, vaatame. Mõtleme, teeme eraldi koosoleku. Aga igal juhul mulle on meeldinud väga joosta muusikat kuulates, sest et nagu ma ütlesin, et siis on andnud võimaluse nautida erakordset muusikat, mis täiesti vääris tähelepanu, aga poleks võib-olla muusse konteksti sobinud ja üleüldse, kui ma mõtlen oma selliste igapäeva rutiinide peale, siis mulle meeldibki teha mitut asja korraga, selliseid asju, mida on võimalik ühildada, et kuigi ma ei saa näiteks, ma ei tea, kirjutada 2 emaili korraga, ilmselgelt, siis ikkagi mul on võimalik näiteks, ütleme, koristada tuba samal ajal podcasti kuulates või mul on võimalik, ma ei tea, rohkem näiteid ei tule, see ongi vist siis ainuses. Ei no põhimõtteliselt, et on võimalik teha ka näiteks trenni samal ajal kuulates näiteks audioraamatut, et mõnes mõttes 2 füüsiliselt just nagu vastandlikku tegevust lugemine, mis klassikalises mõttes on selline tegevus, kus sa istud paigal, on ju, võib-olla mingis tugitoolis oled kerra tõmmanud ennast, oled teki all ja lehitsed seal seda raamatut, on ju, ja siis samas jooksmine või muu trenn, mis eeldab hoopis teistsugust sellist füüsilist aktiivsust, on ju. Et näiteks audioraamat on jällegi väga kihvt viis, kuidas need 2 erinevat tegevust saab kokku panna, nii et need tegelikult üksteist ei sega ega välista. Ja niimoodi saabki teha mitut asja korraga, ilma et see tunduks nagu mingi pöörane, mul on aktiivsus, tähelepanu häire, ma pean kogu aeg mingeid erinevaid signaale, pommitama ennast erinevate signaalidega erinevatest kanalitest, et see ei kaldu üldse mingisse äärmusesse ja samal ajal see on igati kvaliteetaeg. Ma tahtsin sult küsida selle Apple Fitness plussi kohta. Sa ikka kasutad seda? Ma ikka kasutan seda, see on väga teretulnud selline energiaallikas minu ellu. Eriti arvestades, et ma ei kujuta ette, millal ma jõusaali veel lähen. Mitte, et ma oleksin seal jubedalt käinud viimased, ma ei tea, 20 aastat, aga vähemalt see mõte tundus mulle atraktiivne varem või ikka nagu jalutad jõusaalist mööda ja siis näed, et neil on mingisugune suur teade akna peal, et ma ei tea, pead maksma imevähe raha ja mingeid kohustusi ei ole ja siis saad seal käia trenni tegemas ja ei pea tundma, et sa lihtsalt loobid raha tuulde. Et ka siin Inglismaal natukene oli seda ahvatlust, aga nüüd tõesti kõik see, mis sa välja tõid, et mingid kõik asjad kleepuvad natukene ja palju inimesi ja kõik higistavad ja mingid piisad lendavad igas suunas, et see kõik on nagu äärmiselt mittekutsuv. Ja veel mõnda aega kindlasti. Nii et see Apple Fitnessi lahendus, ka sellepärast, et ma oma jala välja väänasin, on nüüd olnud minu jaoks ideaalne, et kuna ma nagu väljas ka enam trenni ei ole saanud teha pikka aega, siis see on olnud siuke päästerõngas tõeline.
mul on kohutavalt kahju, et seda Eestis ei ole, sest ma tahaksin teda kindlasti proovida. Taga on nagu see lugu, ma vist mingi aeg tagasi siin rääkisime ka, et ma katsetasin sellist teenust nagu Steezy, mis oli siis selline tantsuõpetusteenus ja tantsutrenni teenus, mis mulle väga meeldis, aga kuidagi nagu ikka nende asjadega, et vaikselt nagu vajub ära. Ja seda nagu mitmekesisust ei olnud, sest ma vahel nagu tunnen, et ma tõesti tahakski päeva keskel lihtsalt mingit 10 või 20 minutist mingit väikest trenni programmi läbi teha või hommikul või mida iganes, lihtsalt kas mingid venitused või mingi kerge jõutrenn või mida iganes, et ma tahaks nagu hästi mitmekesist valikut ja nagu kiiret ligipääsu. See kuidagi ongi nii, et okei, et ma olen 2 tundi järjest töötanud, ma tahan püsti tõusta, ma tahaks teha läbi mingisuguse 10-minutise venituse või väikese, ma ei tea, keset lõunat teha mingi 20-minutise väikese jõuharjutuste seti või ma nagu tahaks siukest teenust, ma ei taha, et see oleks justkui asendus sellele, ma ei tea, õhtusele tunniajasele treeningule, kuigi see võimalus võiks seal olemas olla. Aga jah, ma tõesti tahaks seda nagu selliste väikeste tükkidena läbi teha. Mul natukene on jäänud mulje, et Apple'is on see võimalik või vähemalt saab nagu leida. Jaa, seal on väga mõnusalt ära jaotatud erinevate pikkustega trennid ja erinevate muusikastiilidega trennid. Nii et, ja treenerite valik on väga vahva. Nii et tõesti tekib siuke vitaalne tunne selles treeningprogrammis osaledes, et see tundub kaasaegne ja värske ja siuke krapsakas ja meeldiv, nii et krapsakas? Ma väga et seal on nagu mingi siuke nagu krapsakas vibe on seal alati siuke väga positiivne ja tore meeleolu, mis sealt kaasa tuleb. Nii et ma väga loodan, et see mingil hetkel ikka jõuab Eestisse ka. Rahva tervise nimel, see on ikkagi oluline. Isegi Disney Plus pole veel Eestisse jõudnud, nii et ma ei hoia nagu hinge kinni seda oodates. Ma olen ikka veel sedasi sinna süsteemi külge jäänud, et mul on Belgia konto ja siis seni kaua, kuni ma oma PlayStation 4 sealt nagu äpist välja ei logi, siis ma saan seda vaadata. Aga teist korda sisse logida ma ei saaks enam ja ma ei saa isegi minna Disney Plusi lehele, et oma kontot ära lõpetada. Et ma ei saa nagu oma tellimust ära lõpetada, sellepärast, et ta ei lase isegi ennast ligi. Sa oled täielik paaria. Kes on Disney arch enemy või kes on Mickey Hiire suurim vaenlane näiteks? Sellena nad sind näevadki. Mickey Hiire suurim vaenlane. Ma ei tea, ta on kõik oma vaenlased ära ostnud. Kes on täna, kas Disneyl on üldse enam ühtegi vastu jäävat heli jäänud üldse turul? Disney oli teatavasti nats, nii et võib-olla tema suurim vaenlane oli näiteks need Inglourious Bastardsi peategelased näiteks võiksid sümboliseerida Disney suurimaid vaenlasi, kes kurikaga peksid natse. See oleks nagu väga süngeks, väga järsku. No, mis ma oskan öelda? Teine maailmasõda oli sünge. Ei, ma ei saa seda kuidagi sinu jaoks pehmendada. Anna andeks. Ma pean tunnistama, et Netflixis oli või on ilmselt siiamaani väga hea dokumentaalsari teisest maailmasõjast. Selle nimi vist on umbes World War II in Color või ma täpselt ei mäleta. Ma on siuke tunne, et sa oled sellest rääkinud. Ma jõudsin enamus osad läbi vaadata ja siis, kui jõuti nende koonduslaagriteni, siis ma üritasin, aga ma lihtsalt ei suutnud seda osa lõpuni vaadata. Ma tahtsin Andrew Hungist veel rääkida tegelikult. Sest ta on seoses koonduslaagritega? Ei, ta on mul olnud lihtsalt viimasel ajal väga palju mõttes. Mitte ainult sellepärast, et ta on ka selle poolest üsna tuntud, et ta on teinud igasuguseid huvitavaid covereid kuulsatest lugudest ja huvitavaid selles mõttes, et talle meeldib samplida veidraid asju. Näiteks ta tegi Bruno Marsi loost 24 Karat Magic, tegi loo 24 Karat Magic, kus ta mängis kogu loo ainult porgandite peal. Kas ta nagu mingite pulkadega, nagu ksülofoni pulkadega siis ei, ta oli õõnestanud või muutnud porgandid vilepillideks ja mängis neid siis.
ja siis oli samplinud nagu porgandite mahakukkumist ja pooleks krõmpsutamist ja niimoodi neid helisid ja sellest teinud mingi biidi. See kõlas nagu väga ägedalt, aga tegelikult, mis mulle seal meeldis, olid tema kuldsed püksid. Sest nagu ma ka alguses ütlesin, ta on mul alati väga suur moeikoon olnud ja pärast seda ma nägin ikka päris pikka aega, nägin vaevad leida omale kuldsed püksid. Ja ma ei ole neid saanud, see ei tohiks kedagi üllatada, keegi pole mind näinud kunagi kuldsetes pükstes, nii et tõesti ma neid kahjuks ei leidnud midagi, mis ma tunneksin, et oleksid olnud ilusad ja aga mitte sellised, et ma oleks pidanud kuskilt AliExpressist või kust iganes tellima mingi kohutava tüki naftat, mis on kuldseks värvitud. Aga küll ma kunagi leidsin Funkadelikust ühe kena naiste jaki, mis oli kuldne, ka üks tuli mulle väike, sest enamus naised on väiksema kui mina. Ja see ei läinud mulle hästi selga. Aga see ei ole see, millest ma tegelikult rääkida tahtsin. Millest sa tahtsid rääkida? Ma ütlen siia vahele, et see, mis sa rääkisid, see, kuna jõulud on tulemas, mul kohe tekkis kiusatus kinkida sulle näiteks mingid kuldsed aluspüksid näiteks, et sa saaksid minna niimoodi oma triiksärgi ja vestiga ja uurtaskus ja niimoodi siukse härrasmehena, nagu sa oled, minna tööle ilusti pika sammuga, aga keegi ei tea, et tegelikult allpool pükse või allpool pealmiskihti pesitseb glamuur. Et see oleks väga nagu siuke business on top ja party glam rock on the bottom. Jah, täpselt. Ja kui ma ei leia, siis ma saan näiteks osta, vaata, kinkepaberit praegusel ajal juba saab osta igalt poolt palju pakkepaberit kingituste jaoks. Teen ise. Et siis ma hangiksin seda kuldset, seda kile pakkepaberit ja võib-olla õmbleks sulle näiteks kuldsed püksid. Väga lahe. Ma olen laval kandnud siukest kuldset niudevööd ja ma olen laval kandnud ka kuldset naiste jakki, nii et ma olen nagu need mõlemad asjad ära teinud. meil on väga sarnane selline siis stiil, võiks öelda. Meil on väga sarnane stiil, jah. Aga Andrew Huangist rääkides, ta andis lisaks sellele Spacetime'ile, ta andis sellel aastal välja veel mitu plaati, ta andis välja ka sellise plaadi nagu U, mis on inspireeritud sellisest multikast nagu Adventure Time. Aga ta andis ka välja siis koos teise kuulsa muusikust YouTuberi Rob Scallioniga ka plaadi. Nendel on selline bänd kahe peale nagu 1st of October, mis on täpselt nii, nagu nimi ütleb, et iga aasta 1. oktoobril nad saavad kokku ja püüavad 12 tunniga salvestada terve plaadi. No mitte ainult salvestada, vaid lihtsalt kirjutada ja salvestada plaaditäie muusikat. Niimoodi, et nad tulevad kohale ilma, et neil oleks mitte ükski nagu mõtte ette valmistatud ja siin nüüd pandeemia tõttu paar aastat või täpselt siis eelmine aasta 2020 jäi neil vahele ja sel aastal nad siis tulid Kanadas, said kokku ja salvestasid plaadi nimega Got to Record Everything Fast. Mitu plaati neil on juba sellist? Ei, Got to Record Everything Good. See on nende 3. plaat. Ja sellest valikust, nendest 3 plaadist, see on ikkagi nagu vaieldamatult kõige parem. Nad on iga aastaga nagu oma protsessis oluliselt edukamaks ja osavamaks muutunud. Ja see plaat on selles suhtes huvitav, et ta algab nagu sellise ääretult armsa, ilusa lauluga, mille Andrew Huang siis kirjutas oma hiljuti sündinud lapsele. Nagu tõesti nagu siuke ilus ballaad. Ja siis edasi läheb nagu täiesti nagu läbuks kätte ära. Ja seal on lugusid siis sellest, kuidas keegi üritas teha sünnipäeva kooki, aga pani maja põlema, nii et nüüd tuleb sünnipäeva jaoks uus koht leida. Sorry. Ja siis seal on lugu ühe nende siis Rob Scallioni emast, kes sõidab ringi oma selle bookmobiiliga, temast on sinna lugu kirjutatud ja nii edasi, et siuke nagu väga, see on lihtsalt nii kihvt plaat. Ma panen siia saate märkmetesse video ka, kus siis on võimalik, see on nagu 2 videot, ühes siis, kus sa saad seda albumit kuulata algusest lõpuni ja teine siis, kus nad seda teevad, kuidas nad seda salvestasid ja kuidas nad nende mõtete peale tulid ja see on lihtsalt iga kord, ma olen seda nüüd nagu repeat'i peal kuulanud paar nädalat ja
see on minus nagu tekitanud sellise tunde, et ma kohutavalt, ja see jällegi seostub globaalse pandeemiaga, sest mis meie elus praegu sellega seostub. Ma tunnen tegelikult puudust sellisest nagu bändi tegemisest ja või üldse koostöös muusika tegemisest, mitte ilmtingimata bändi tegemisest, aga sellest, et sa saad nagu minna kellegagi ühte ruumi ja midagi nagu improviseerida ja katsetada selle põhjal midagi teha. Ja see album nagu väga siis, kuidas see eesti keeles võiks olla, et siis scratch that itch või et siis nagu kratsis seda sügelust. Nii et sa niimoodi kaudselt saad natukene seda sügelust ka nende kaudu. Elan kratsida. Läbi teiste ühesõnaga. Ja, elad seda läbi teiste. Rääkides bändi tegemisest ja bändidest, siis suur osa bändi elust on ju ka live. Kogu see live maailm, tuuridel käimine, kontserdid. Ja vähemalt oli kunagi. Oli kunagi. Ja ma olen siin, kuna Inglismaal mul on üks parim ligipääs kontserditele, mis mul seni on elu jooksul olnud, on ju, et võrreldes Eestiga on pilt väga teistsugune. Sest et ikka nagu, tõesti kõik artistid käivad kogu aeg Inglismaal. Et siis on nagu väga huvitav olnud nüüd näha, kuidas kuna kõik kontserdid on pidevalt edasi lükkunud teatavasti, siis kuidas nüüd põhimõtteliselt kõik bändid, kes mulle meeldivad, on pannud oma kontserdid sinna kevad-suvve põhimõtteliselt, nii et tuleb isegi selline kuu, kas see on vist maikuus, kui kõik läheb hästi ja kui ei tule uusi halbu üllatusi tervishoiumaailma rindelt, siis ma käin iga nädal kontserdil ja bändide hulka kuuluvad näiteks sellised gigandid nagu Tool ja kes seal veel oli, James Blake'ile on plaan minna. Ühesõnaga, ja nüüd nagu vaatasin, neid teateid tuleb aina nagu juurde, et kes siin veel nagu on nüüd ärganud ja uuesti albumi välja andnud pärast pikka aega. See on see Your Beautiful tüüp. Kes on James Blake? James Blake on maailma parim üks maailma parimaid muusikuid, mis ma oskan öelda. Super laulukirjutaja, super meloodiameister, väga mõnus elektroonika ja sükse nagu rohkem souliliku värgi ja hip-hopi kokku segaja. Ei, mitte James Blunt, kelleks sa mind pead. Ja siin nüüd Placebo'l tuleb uus album välja pärast vist 8 aastast pausi. Nii et nemad on nüüd nagu tuurile minemas. Tears for Fears, Inglismaa legendid on jälle tagasi uue albumiga, mis varsti välja tuleb ja jälle lähevad tuurile. Ja mis on nagu veel lisaks äge on see, et või kuidagi mingisugune uus asi, mida ma varem pole märganud, sest jällegi ilmselt Eestis need asjad pole ka otseselt niimoodi käinud, et siin Inglismaal on nagu suur teema see albumite ette tellimine, on ju, et sa mitte ei jaluta lihtsalt plaadipoodi, sest plaadipoodi on niikuinii palju vähemaks jäänud, vaid sa põhimõtteliselt saad sotsiaalmeediast oma lemmikbändide feedidest märguandeid, et nüüd on aeg hakata eeltellimusi esitama ja siis kõik need komplektid on läinud ka nagu ühesuguseks, et sul on see erilise välimusega vinüül, mida saab ainult limiteeritud koguses ja limiteeritud ajaperioodil tellida, siis sul on seal nagu mingi uhke CD, siis sul on seal kassett, sest et kassetid on nüüd absoluutselt igal artistil jälle tootevalikus, väga-väga huvitav areng. Ja siis saad mingit nagu nänni sinna ka juurde võib-olla võtta, Placebo näiteks siin annab mingeid autogrammidega fotosid, selliseid printe
Billie Eilish, ma mäletan, andis mingisuguseid käevõrusid nagu oma plaatidega kaasa ja ühesõnaga siukest nagu special edition nänni nagu on võimalik ka sinna, nii et kui sa tahad nagu kõike saada, siis sa ostad mingisuguse, ma ei tea, võib-olla mingi 150 eurose nagu siukse paki endale, on ju, kus on siis nagu kõik asjad sees, vinüül, CD, kassett, 3 plaati, 3 nokamütsi, 3 T-särki, kuldsed aluspüksid, käevõru, kõik asjad. Või see oleks minu merch, kui ma kunagi kuulus oleks kuldsed aluspüksid. No kui me kunagi popkulturistide kasseti välja anname, kasseti karbi nagu best of, vaata. Ma arvan, et see oleks väga boss move, kui me saame 10-aastasteks näiteks anda siukse 10 aasta kasseti box set. Võib-olla on siis saadaval lausa niimoodi, et nagu helikassettidena ja VHS-kassettidena, ma ei tea, mis me sinna VHS-idele paneksime, aga küll me midagi leiaksime. Ja kuldsed aluspüksid ka kaasas siis nagu. One size fits all, siuksed väga elastsed. Ja siis ühesõnaga, aga need, et kui sa ei taha nagu neid 150 naelaseid või euroseid siukseid suuri muusikakarpe endale tellida, et siis võid ka eraldi kõiki neid asju tellida, on ju. Ja siis millega nad veel, nüüd on siis see punkt, mis on nagu uus mu jaoks, on see, et kui sa nagu eeltellid plaadi või kasseti, siis sa saad mingi erilingi, on ju, kui kontserdipiletid müüki lähevad ja saad näiteks päev enne hakata pileteid ostma. Ja see on siuke asi, mida reaalselt nüüd nagu kõik bändid teevad, kelle kontserdile ma olen tahtnud minna või plaanin minna. Kõik on täpselt seda teinud ja see toimib, sest et ma olengi kõigi nende bändide puhul siis läinud seda teed, et ma olengi eeltellinud selle plaadi, kuigi ma muidu oleksin oodanud ilmselt või siis võib-olla üldse mitte ostnud seda plaati, oleks lihtsalt kuulanud kuskilt voogedastusplatvormilt. Ja siis olengi saanud ühtlasi kuidagi siukse tõuke või lisamotivaatori, et ikkagi korralikult need kontserdipiletid ära osta. Tooli puhul ma seda ei raatsinud teha, sest et seal oli eeltingimus, et ma oleksin pidanud olema selle Tool Army liige, mis on neil mingi siuke kuumaksupõhine, mingi siuke nagu fänniklubi. See on meeletu raiskamine, et nad ei pannud oma fänniklubi nimeks Toolbelt. Toolbox, midagi siukest nagu. Jaa, see on väga tõsi. Aga et see oleks olnud liiga kallis lõbu, nii et ma siis nagu jäin lootma hea õnne peale, et äkki ikkagi jagub veel pileteid ka järgmisel päeval. Ja see, mis toimus siis järgmisel päeval, oli täiesti meeletu, sest et need piletid kadusid, umbes esimese mingi 40 minutiga oli kogu see suur kontserdisaal lihtsalt täiesti välja müüdud ja see oli veel selline saal, kui sa oleksid tahtnud istuda kuskil seal esimeses 10 reas või midagi, sa olid seal piletid niimoodi mingi 150 eurot ja ma vaatasin hiljem nagu need hinnad ronisid isegi kuskile sinna üle 300 euro nagu üle piiri, et meeletu nagu siuke hinnastamismäng, mis käib ja meeletu siuke nagu uus siuke müügimudel, mis on nüüd rakendunud tõesti kõikjal. Aga selle kõige juures on võib-olla nagu vahva see, et kassett on nüüd ka nagu siuke hea siuke säästuotsus. Näiteks kui ma ei taha CD-d osta, nagu Placebo puhul näiteks mul on tunne, et kuigi nad on tõesti üks mu elu lemmikbände, ja nagu varasest teismeast saadik olnud südamelähedased, et siis ma näiteks ei tunne, et ma tahaksin CD-d, sest et kuhu ma selle pistan, on ju, ja ma tunnen, et ma nagu tingimata ei taha ka vinüülist, ma tahaks vinüüli peal ikkagi osta muusikat, mille puhul ma tean, et see jääb mulle nagu oluliseks ka, nagu Madis Nestori saates sai räägitud, et kas ma tahan seda ka 5 aastat hiljem kuulata. Muidugi on seda võimalik nagu võimatu niimoodi täie kindlusega ette ennustada, aga siiski nagu mulle ei meeldi vinüüle nagu krahmata kokku igalt riiulilt, et mulle meeldib nagu teada, et ma juba tean, et see meeldib mulle. Nii et nüüd tundubki nagu, et ju ma siis ostan selle kasseti, mis on nagu 7 naela, põhimõtteliselt 8 eurot siis ilmselt on ju, et see on kõige odavam valik neist kõigist. Sageli on nii, et sa võid osta selle nagu analoog andmekandja, analoog muusika vidina
kasseti või vinüüli ja siis sa saad veel näiteks download lingi, on ju, et sa saad ka digitaalsel kujul selle albumi endale arvutisse tõmmata, nii et põhimõtteliselt sa saadki nagu kõik, mis sul on vaja. Sa saadki albumi põhimõtteliselt. Kuidas? Et sa saadki nagu albumi põhimõtteliselt. Jah, et sa saadki selle albumi ja selle väikse väljamineku eest saad ühtlasi sükse väikse eelise, et sul on võimalik päriselt saada kontserdipiletid enne, kui kogu laiem üldsus nagu peale lendab sellele piletimüügi kassale. Aga jah, süksed arengud, ühesõnaga muusika ja kontserdi äri maailmas. Jah, see on väga äge. Ma just hiljuti tuli mulle Paki teade, mis mind ära üllatas, sest ma ei olnud oma arust midagi tellinud. Ja Paki teater oli kirjutatud vist kas Sex Sound või oligi kohe Pia Fraus kirjutatud. Ei, sa said selle kätte. Ma olin väga pikka aega tagasi, ilmselt siis, kui see üldse müüki pandi, eeltellinud omale selle Now You Know It Still Feels the Same albumi, mis siis sisaldab Pia Frausi sellise varajase perioodi laule. Ja ma olin ta täiesti unustanud, et ma selle tellisin, aga mul on jube hea meel, sest see on ääretult kihvt plaat. Nagu ikka Pia Frausi plaadid on ja veel lisaks sellel kollasel vinüülil lihtsalt nii kohutavalt ilus. Mina tellisin rohelise ja see pole mulle siia Inglismaale veel kohale jõudnud. Endiselt ootan. Aga mis kui me mulle kunagi jõudis kokku kohale... saame, siis me saame kõrvutada neid, et ühel on roheline, teisel on kollane. See oleks väga tore ja siis me võiksime saata Pia Frausi Reinule, meie kallile Reinule, tervitusi siit poolt, pildi sellest, kuidas me plaadid kokku paneme. Aga mitte nagu üksteise vastu, et mitte kriimustada, vaid nagu niimoodi. Ei, ja näpujälgi, higiseid, rasvaseid näpujälgi ka sinna kurdudesse ei jäta. Aga mis mulle jõudis kohale, rääkides muusikast, mida sa pead ootama nii kaua, et sa unustad vahepeal ära, et sa selle isegi tellisid. Ma tellisin endale juuli alguses Maria Minerva kasseti Soft Power, sest et see on siiamaani siis ainus füüsiline formaat, mille peal seda albumit saab kuulata väljaspool digiplatvorme. Ja mõtlesin veel, et äkki see kuidagi jõuab suvel niimoodi Eestisse, et ma olen veel seal. Ja ei jõudnud ja nüüd on käes november, nii et põhimõtteliselt ma ootasin seda kassetti juulist novembrini, mis on üsna pikk aeg. Ja nüüd see on siin, ma sain selle kätte, see ühesõnaga jõudis Eestisse vastikul kombel siis, kui mind seal enam ei olnud ja olid erinevad raskused, mis ma pidin siis üle elama selle kõigega seoses, sest kassett oli ühes kohas, mina teises kohas, aga nüüd on november ja nüüd see kassett on mu laua peal ja nüüd ma teen unboxingu. Wow. Ma armastan tuua meie saatesse aeg-ajalt selliseid kasutuid rubriike, viimati oli hea näide näiteks see rubriik, kus ma kirjeldasin suusõnaliselt meeme, jutustasin meeme ümber, et siis see unboxing rubriik siin praegu on umbes sama mõttetu. Teatavasti unboxingu puhul on oluline näha, kuidas see kaunis toode on pakitud, mis tunne on seda karpi avada, kas on vaja kääre, kas on vaja seda papi lõikamise nuga. Praegusel juhul on kuulda ainult sükest nagu rebimise häält. Kõvasti teibitud süke kollakas ümbrik, nii ära teebitud, et oleks praktiliselt vihmakindel, tundub siia suurelt kirjutatud silk, mis jätab mulje, et ma tellisin Eestist endale silkusid. Või siis kallist siidi Hiinast. Või Hiinast kallist siidi. Nüüd ma tõmbasin siit ümbrikust välja selle kasseti, mis on omakorda, mulle tundub, mähitud kas ajalehe sisse ja see omakorda on siis pandud sellise, see näeb välja nagu see võileibjäätis, vaata, kus sul on nagu üleval ja all on süke nagu šokolaadi keeksi moodi süke nagu süke ülemine ja alumine kiht.
ja keskel on see jäätis, et siis see jäätis ongi praegusel juhul siis see kassett, mis on ajalehe sees ja siis siin ümber on sihuke, et ta on pandud siukse papi voldiku sisse, mis on otsast kinni teibitud, tõmban selle teibi lahti. Nii. Free offers, ma vaatan, et siin on nagu mingi, see on sihuke nagu mingi vorsti grilli reklaam on siin, et ma saan nagu tellida näiteks võib-olla Maria Minerva fännid saavad vorsti grille soodukaga tellida näiteks, et sain sükse üllatuse. See on mingi kood kuskil kirjutas üles. Huvitav, kas vorstid tulevad kaasa või sold separately? Seda tuleb uurida. Aga ühesõnaga tundub jah, et nagu siuke koduantilast nagu oleks rebitud välja siuke tükk, jah, see ongi siuksest mingist müügikuulutuste ajakirjast on kohe rebitud julgelt välja kohe mitu lehekülge. See on palju mingeid Ameerika mingisuguseid telefoninumbreid ja asju. No võt, võib-olla tellin siis selle vorstigrilli ka, võib-olla see on ideaalne muusika, mida vorste grillides kuulata ja kus juures ma pean kirjeldama seda vorstigrilli, sest ma ei ole siukest näinud veel, ma pean näitama sulle, Ivo, ka need. Kas sa näed, see näeb välja nagu võileiva grill. Pigem ma ütleks, jah, ta näeb välja nagu võileiva grill, aga ma olen poes näinud vahel neid banaani kaasavõtmiseks mõeldud selliseid anumaid, mis on banaani kujuga. Ja siin on siis seal, kus tavaliselt on võileiva grillil need nii-öelda võileiva kolmnurga kujulised sellised tükid, mis selle võileiva pooleks lõikavad, siis siin on selle asemel sellised vorstikujulised süvendid, kuhu sa saad oma vorsti sisse toppida. Ja neid on siin reas 5 tükki. Nii et 5 vorsti korraga. Ja siin teisel pool on ka siuke Biffi grill, mis on oma põhimõttelt täpselt samasugune, ainult et arusaadavalt siis need Biffi süvendid on Biffi kujulised, mitte vorsti kujulised. Vaat siin ongi nüüd see teema, mis on mind inglise keele juures alati natukene müstifitseerinud, et need ei ole Biffid, need on ka vorstid, sest see on need on need sausage patties, need on sellised vorsti Biffid. Et kui sa lähed Ameerikas või ka vist Suurbritannias lähed McDonaldsis ja ostad omale selle breakfast McMuffini, siis seal on vahel see vorsti patty, see on nagu tükike vorsti, mis on sinna vahele siis grillitud ilmselt. Ja siin on kirjas, et deluxe variant sellest grillist annab sellise võimekuse sellele grillile, et 3 attachments to accommodate 5 brats. 5 brats, 14 sausage links or 8 sausage patties. 5 brats, brat on ju nagu siuke nagla või siuke nagu ulakas laps, kes käib sulle närvidele. Aga ta on see bratwurst, vaata, ta on nagu saksa keeles. Mina arvan, et see on ikkagi nagu laste grillimiseks. Inimsööjatele, lapsesööjatele mõeldud grill, vastik. See on selline hästi ebameeldiv laps. Cancel sellele müügi kataloogile. Cancel sausage grills. Aga see Maria Minerva Soft Power kassett on mul nüüd täiesti lahti pakituna käes. Väga ilus graafiline disain. Seal on isegi selline teatud mõttes 90ndate esteetika ehk ajal, kui kassette nagu näiteks Eestis müüdi, et ma täitsa kujutan ette, et sellise kujundusega kassett oleks võinud olla seal riiulil täiesti omal kohal. Absoluutselt, selle kujundusest rääkis Maria Minerva kasseti väljatulemise ajal ka, et see on Norman Orro tehtud, väga maitsekas, väga mõnus, kes on jalutanud Tallinna vanalinnas ringi, tunneb ära, et teatavad mõjutused on siin näha, näiteks aknakene, mis siin on niimoodi, et kohe saad aru, see on meie kuulajatele kindlasti väga põnev. No võt, ja nii ma selle kasseti tellisin, et kuna Maria Minerva ainult kasseti peal selle välja andis, tõsi, saab kuulata ka digiplatvormidelt, nagu ma ütlesin, siis ainus viis artisti niimoodi toetada ja endale midagi riiulisse saada, oli siis see kassett hankida, nii et see oli meie esimene unboxing siin popkulturistide ajaloos. Ma vaatan, et kahjuks, kui täna sa oled meid kuulamas ja tahaksid ka seda kassetti endale, siis ma pean sulle ütlema, et see on välja müüdud. Ja see oligi, see esimene sats sai üsna ruttu otsa ja siis see teine sats, ma jõudsin ka nagu napilt selle teise satsi sealt selle kasti põhjast sain veel haaratud nende viimaste kassettide seast, nii et nii on.
defitsiit on reaalne. noh, jah, eks nii me siis elame ja nii need asjad käivad. Ma tahaks võib-olla siit omalt poolt tervitada kolleege, kellega me ei ole kokku puutunud küll, aga kes teevad ka Eesti podcasti maastikul huvitavaid asju. Lilla Agenda ja Homokringel. Tahan öelda aitäh ja öelda, et hea värske energia podcasti maastikul ja olulised teemad, mis kajastust leiavad lõpuks ometi ka sellisel kujul, avatud vestluse kujul. Viimati kuulasingi nende ühisosa, kus oli moderaatoriks muide meie üks varasemaid suuri toetajaid, Triin Sepp. kes ka ise podcast'e teeb minu meelest. Jaa, Päevapokaali podcast'ist tuntud. Ja tervitused ka sulle, Triin, kui sa kuuled, kui sa juhtud kuulama. Ja neil oli ühisosa ka viimati, mille nad olid X-baaris laivis salvestanud Homokringlil ja Lillal Agendal, siis, kus räägiti seksist. Ja see on teema, millest me Ivoga oleme kogu aeg mööda hiilinud, sest et lihtsalt ei ole nii palju kogemust ja pigem kuulaks teisi. Mis sa rumal inimene ikka räägid? Mis sa rumal inimene ikka räägid asjast, millest sa mitte midagi ei tea. Et ühesõnaga, podcasti soovitus minu poolt siis, pange kõrv peale, kui ei ole veel sattunud. Sellest on mul tegelikult väga kahju, et kui kunagi siin 2020. aastal toimus Aparaadio podcasti festival, siis me olime isegi ühel plakatil koos Lilla Agendaga ja tegelikult jagasime nendega ka ühte lava. Aga kuna meie olime tol hetkel, mina siis Brüsselis kinni ja sina Ühendkuningriigis kinni, siis me kahjuks ise ju seal kohal ei olnud ja nii ka jäi meil ära selline päris kohtumine, ma kardan nendega. Vähemalt praegu. Jaa, no nii ta on, aga ega keegi ei kohtu mitte kellegagi niikuinii enam mitte kunagi, nii et ühel hetkel pidi see nali ju läbi saama niikuinii. And that's fine. Ühesõnaga, selle live osa lingi paneme ka saate märkmetesse ja saate siis kuulata. Nüüd saatemärkmeid, ma olen mõelnud, kas keegi üldse kunagi nagu vaatab saatemärkmeid. Need, ma ise vaatan üliharva. Kommenteerivad, et kui ei ole korralikult tehtud. Ja nii, et meil on mingi kontrollerid on meil väga usinad ja aktiivsed, aga kas keegi päriselt nagu teeb selle liigutuse, et ta otsib üles saatemärkmeid ja vaatab lähemalt, millest siis täpselt räägiti. Kui tihti sa ise seda teed? Teiste saadete puhul või meie saate puhul? No ikka teiste. Ikka omajagu tihti, märkmeid ikka vaatad? Ikka vaatan. Kui räägitakse mingist giftist tootest või viidatakse mingi spetsiifilise asjale, siis tihtilugu see probleem ongi, et see läheb nii ruttu mööda, et su aju ei jõua seda isegi nagu kuidagi täpselt paika panna, aga nimi nimetatakse ära ja siis räägitakse järgmised 10 minutit näiteks sellest ägedast seljakotist ja siis ma õudselt tahaks näha seda, et siis ma tavaliselt ikkagi lähen ja klikin, see on näide, mingi tarkvara või mingid albumeid või mida iganes, et kõiki neid asju ma ikka kipun sealt saatemärkmetest otsima. Aga jah, ma ei tea, kui palju meil seda vaadatakse, ma ilmselt saan vaadata meie selle kodulehekülje külastatavust, aga see on niisugune alati masendav protsess, sellepärast, et ma ei ole isegi enam kindel, kas keegi meid üldse kuulab. Ja eks see on niisugune korduv refrään meil. Aga mõned kuulavad. Mina kuulan. Ja inimesed, kellele ma maksan selle eest. Viimasel 60 päeval on külastatud meie kodulehekülge 658 korda. Mis see periood oli? 60 päeva, 2 kuud. No aga see ei ole ju üldse halb, arvestades, et ega meil midagi seal vaadata ei ole. Jah. Peamine koht, kus tullakse on trafficgroup.xyz, mis kõlab nagu koht, kust ei tule midagi kasulikku. Et äkki need on spam-kontod lihtsalt, nii et ma ei teagi.
igal juhul saatemärkmetesse läheb Lilla Agenda ja Homokringli live-osa Kebo ja küla. Nii et saatemärkmetest leiate mingisuguse lingi. Ja midagi tahtsin veel öelda. No võiks seda öelda, et eks me püüame ikkagi nüüd jõuda selleni, et me oleme tihedamini eetris kui kord kuus. See on ka asi, mida me alati ütleme. Aga seda on jah tõesti lihtsam öelda, kui teha. Me ei ole ära kadumas, me ei ole isegi Jimiga rääkinud mõttest, et me ei tahaks enam seda podcasti teha. Vastupidi, me tahame väga seda podcasti teha ja loodetavasti teeme ka siis jälle varsti. Kas ma võin sulle nagu ühte lõbusat asja veel näidata? Mida ma unboxima kohe ei hakka, aga mis on karbi sees või? See on karbi sees veel ja see pakend on nii ilus, et ma ei raatsi seda isegi avada. Üks moment. See kõlab nagu selles suhtes muidugi natukene, et sa nüüd näitad mulle mingit asja, tegelikult sa näitad mulle lihtsalt mingit karpi ju. No sa saad, see karp on juba nii et see karp on nagu ise juba äge. Meeli ergutav, et praktiliselt tekib tunne, et tajud ka seda asja seal sees. Aga see on sükka asi, kusjuures ma mõtlesin su peale, kui ma seda nägin internetis reklaamis ja mõtlesin, et huvitav, kas sa nüüd ostad selle ka. Ja isegi korra mõtlesin, et huvitav, kas ma ostan ise ka selle, aga siis ma mõtlesin, et ei osta. Et saladusloori natukene kergitada. Aga sinu kogu täieneb? Jah, kogu täieneb, et saladusloori natukene kergitada, siis tegu on sellise uus versiooniga vanakooli Game & Watch konsoolist, mis on siis siuke pisikene, eestlased teavad seda Nubagadi munade korvi püüdmise mängu konsooli, mis igal teisel lapsel 80-ndatel ja 90-ndate alguses oli. Et see näeb välja täpselt samasugune, ka siuke kuldne pisikese ekraaniga väike pihukonsool. Ja Nintendo andis eelnevalt välja Super Mario konsooli, see oli siis, kui Mario sai 35 aastaseks. Ja nüüd siis tuli välja selline Zelda konsoolike, see ongi pühendatud ainult sellele või pühendunud ainult sellele ühele mängule. Tõsi, selle Zelda konsooli puhul siin on 2 Zeldat, siin on kaks esimest Zeldat, siis Zelda ja Zelda, oot, kas on isegi rohkem kui 2 või? Jaa, siin on 3. Siin on The Legend of Zelda, Zelda 2 The Adventure of Link ja The Legend of Zelda Link's Awakening. Päris pöörane, ma olin täiesti unustanud selle, ma olin kuidagi jätnud meelde, et seal on ainult Zelda 1 ja Zelda 2, aga et Link's Awakening seal ka on eriti vahva. Ma tegin selle just Switchi peal läbi ka, selle uus versiooni. Ja siin on ka mingisugune asi nimega Vermin, mis on siuke minimäng. Ühesõnaga, ja seda saab kasutada ka kellana, sest et Game & Watch on ju, see on juba nimes ära öeldud, see on see oluline pool seal tegelikult, sest kust sa mujalt kellaaega näed, nii et võid jätta endale näiteks töölaua servale selle ja on ka lihtsalt ilus asi, mida vaadata samal ajal, kui näed ka, mis kell on. Ja siis kui töö üle viskad, saad natuke Zeldat mängida. Täpselt, ja siis visati kaasa pakiga siuke prillipuhastuslapp, kus on see sama konsool siis niimoodi joonistatud kujul ja on siuke nunnu tsitaat Zeldast. It's dangerous to go alone, take this, mis on siis... See on vist üks levinumaid nohikute abielusõrmustele graveeritavaid asju. Päriselt või? Mul on hästi palju see on nii armas, et mu süda lihtsalt praguneb sellest nunnuduse üledoosist. See on, ma ei teadnud seda, aga see on ju nii armas. On küll, jah. Või ma olen näinud näiteks ka Redditis mingeid postitusi, kus ongi, et ma tegin täna ettepaneku oma elukaaslasele, et me abielluksime ja seal on siis näidatud see sõrmuse karp ja sõrmuse karp on siis tehtud kuidagi mingi hästi ägedalt ja siis seal on see kiri, et it's dangerous to go alone. Et see on jah, väga nunnu selline geek culture nagu asi. No väga, väga armas. Ühesõnaga Zelda maniak, nagu ma olen, siis oli väga vaja seda konsooli ikkagi saada
ja üldse nende konsoolide kontseptsioon on super armas, et see Mario konsool on mul ka endiselt ilusti riiuliserval ja aeg-ajalt on väga mõnus lihtsalt kätte võtta ja mängida esimest Super Mariot ja mõelda sellele kõigele. Ja jälle siuke asi, mida tuli nagu mingi pool aastat ette tellida ja siis juba unustasin ära vahepeal, et siuke asi üldse on tulemas, nii et kui see eile saabus, siis ma olin päris üllatunud. No vot, ma nägin ka seda reklaami, ilmselt need reklaamid on paremaks muutunud minu tagaajamises ja ülesleidmises, aga suutsin kiusatusele vastu panna. Just täna ma nägin reklaami, mille osas ma ei ole enam kindel, kas ma suudan tegelikult vastu panna või mitte, sellepärast et Eestis on selline hobitoodete pood nagu Mabrik, kes väga kihvte asju müüb, igasuguseid, siukseid nohiku asju peaasjalikult. Igast lauamängud ja kujukesed ja muud hobitooted. Kas see on see, mis asub seal Loomelinnakus, Telliskivis? Ei? Seda ma ei usu. Ja, äkki on küll, jah. Ja? Ma ei ole Loomelinnakus käinud ammu. Või tähendab, ma olen käinud seal nagu Telliskivi, ma ei tea, kus nende pood seal on, aga täiesti võimalik, et see ongi jah, seal ka. Aga nad suutsid mind üles leida reklaamiga, et osta omale lauamäng Stardew Valley. Wow, okei. Ja ma kuskilt kunagi mõnda aega tagasi nagu sattusin selle otsa, et ma tean, et keegi üritas teha nagu Stardew Valleyst lauamängu ja tundub, et see on nüüd valmis saanud, sellepärast, et seda saab ka Mabrikust eeltellida, et see alles küll hakkab tulema 1. jaanuarist hakkab see nagu nii-öelda mäng siis liikuma tellijate poole. Ja seda lugedes, see tundus nagu alles 1. jaanuarist, issand, nii kaua peab ootama ja siis mulle meenus, et varsti on nagu novembri lõpp. Nii et jõulukingiks ei saa tellida, aga võib-olla siis aasta alguse puhul tähistamiseks üks väike Stardew Valley board game. Kas see Stardew Valley värskelt laivi lastud multiplayer mängu oled ka proovinud? Stardew Valley multiplayer on olemas olnud juba väga pikka aega. Oota, aga millest ma valesti aru sain? Millestki ma siis kui ma lõpuks sinu mängima seda sain, siis juba oli multiplayer olemas. Mulle vahepeal jäi mulje, et tuli mingi teade, et mingi now with multiplayer nagu, et mingisugune, et seal toimus mingisugune uuendus, mis äkki nad siis tegid sellele multiplayerile mingisuguse uuenduse. No see selleks. Ma tahaks parandada vea ja öelda, et Vabrik on vinoteek Kalamajas, nii et see lauamängupood ei ole sellise nime all Telliskivis. Et mitte jagada väärinformatsiooni. Sa guugeldad praegu, ma saan aru? Ei, ma üritasin leida, millest ma olen ilma jäänud Stardew Valleys, aga tundub, et ei midagi, et mul on siuke tunne, et võimalik, et see oli lihtsalt see mobiiltelefoni update, mida sa nägid juulis. Võib-olla see oli see siis, võib-olla see oli see, jah, ma ei tea. Ja 1. november ongi tulnud teade, et Stardew Valley board game taking orders. Yeah. Ma väga ootan, sest küll mitte nüüd enam Stardew Valley't, aga sellel Eric Baronil, kes on Stardew Valley arendaja nime all Concerned Ape, on tulemas varsti uus mäng. Ma ei tea, kui varsti, kunagi ei tea kaua need aega lähevad, aga nüüd alles siin oktoobri lõpus ta jagas videot, nii-öelda gameplay videot oma järgmisest mängust, mille nimi saab olema Haunted Chocolatier, mis on väga, väga sarnane oma ülesehituselt siis Stardew Valley'le, aga hoopis ambitsioonikam ja suurema mahuga mäng, nii et ma väga-väga ootan, et kord saaks sedagi mängida. Kas sellele on ka mingi treiler tehtud või on ainult pressiteated? Jaa, ma saan jagada seda. Kui juba siin kultuurisoovitusteks on läinud sujuvalt, siis ma tahaks 2 suurt soovitust veel eetrisse paisata. Suurt soovitust. Ja esimene neist on graafiline romaan ja teine on seriaal. Ma alustan graafilisest romaanist. Graafiline romaan on siis Joe Hilli koomiksisari graafiline romaan Lock and Key.
mis on tegelikult juba mõnda aega popkultuuri maailmas laineid löönud, mina jõudsin selleni alles äsja ja pean ütlema, et kuigi mulle niikuinii väga meeldib lugeda koomikseid ja graafilisi romaane ja ma ka kirjanikuna kunagi alustasin koomiksite joonistamisest, kirjutamisest, et see oli minu selline hüppelaud või stardipakk, kui ma olin kuskil seal 12 või mingis siukses vanuses. siis nad tihtipeale ikkagi ei haara mind lõpuni, aga noh, nii on ka muude teostega, et ega nii ju ongi, et vähesed sarjad, vähesed filmid, vähesed mängud, vähesed albumid rabavad ja haaravad ja liigutavad sind niimoodi hingepõhjani või kuidagi püsivad sinuga kaasas pikemalt kui üks päev. Aga Lock and Key on tõesti minu silmis erakordne saavutus sellises thriller õudus žanris, kus siis me saame jälgida ühe perekonnalugu, kes põgenevad mõrtsukate eest ja see, kui ma seda niimoodi kirjeldan, siis see kõlab väga tavapäraselt ja harilikult, kes meist ei oleks põgenenud oma perega mõrtsukate eest, aga mis lisab sellele siukse lisakvaliteedi, lisaks sellele, et see on lihtsalt tohutult hästi kirjutatud, on esiteks siis selle graafilise romaani väljanägemine. See on ülimalt stiilse joonega graafiline romaan. Ma guugeldan selle kunstniku nime ka välja samal ajal, kui ma räägin. Ja mis siis, Gabriel Rodriguez on siis selle illustraatori nimi. Ja mis veel lisaks selle loo teeb väga eriliseks ja kaasahaarevaks, on see, et sellel perekonnal on siis sellised erinevad võtmed, mis on kuidagi jäänud nende pere ajaloost sinna nagu pere mütoloogiasse kuidagi sisse ja nad on vahepeal seal unustanud ära, et sihuke võtmete mäng üldse eksisteerib neil ja siis ühesõnaga need võtmed kuidagi avavad uksi teispoolsusesse ja aitavad nagu painutada reaalsust sellisel kujul, nagu meie seda teame ja tunneme. Nii et see thriller lugu on ühtlasi ka selline väga fantaasiaküllane ja huvitav ja paeluv selline nagu reaalsuse painutamise lugu. Ja soovitan väga soojalt, ühesõnaga ei jõua ära oodata, et saaks juba lugeda järgmisi osi, need on kõik väljas tänaseks päevaks. Ja soovitan, ühesõnaga soovitan väga. Ja teine kultuurisoovitus on seriaal Succession, mille kohta ma julgen öelda küll, et see on ilmselt parim seriaal, mis sellel kümnendil, ütleme näiteks, on tehtud. Et see praegu on küll 3. hooaeg alles vaikselt eetrisse tilkumas ühe osa kaupa, see on HBO seriaal, aga selle sarja kvaliteet, selle tohutult hea, tohutult kõrge kirjutamiskvaliteet, selle tohutult hea näitlejate ansambel ja üldse see huumor, mis seal on ja kuidagi see teravmeelsus, see kõik on sama kõrgel tasemel mu jaoks, kui olid Sopranod. Ja Sopranod minu jaoks on täielik sihuke kulla standard, mis puudutab seriaalide maailma või üleüldse nagu sellist nagu lavastatud meediat, et ma ei ütleks, et Sopranod ka üheski aspektis kuidagi jääks alla nagu parimale filmikunstile, et see on tõesti nagu sihuke meistriklass. Sellest vist oled siin saates korra rääkinud ka või? Ma arvan, et ma olen sellest rääkinud, aga lihtsalt kuna nüüd tuli see kaua oodatud 3. hooaeg välja, siis see on kuidagi jälle tõusnud päevakorda mu jaoks ja see kinnitas mulle,
et nad on endiselt täiesti oma võimete tipus, need seriaali tegijad. Succession, kes ei tea, räägib siis sellise meediamogulite perekonna sellisest allakäigust ja nende tohutult pingelistest siseheitlustest ja ühtlasi see seriaal näitab nii peenelt ära sellise kapitalistliku võimuiha ja võimusuhete anatoomia ja seda, kuidas meedia ja poliitika omavahel põimuvad ja kuidas päriselt maailmas suured jõud nagu üksteist mõjutavad ja suuri asju liikuma panevad või siis maailma mingisugusesse kriisi tõmbavad. Super sari, soovitan soojalt ja mida on rõõm öelda, on ka see, et vaatamata kogu selle sarja pinevusele ja süngusele on see ka väga naljakas sari, et ta on ühtlasi ka komöödia, ta on niisugune nagu draama, psühhodraama komöödia, mis on väga hea segu, sest et mul ma hindan alati kõrgelt, kui teos suudab endas sisaldada erinevaid äärmusi ja erinevaid selliseid dimensioone, mida on tegelikult väga raske kokku panna, sest et alati on lihtne lükata põhja lihtsalt üks pedaal, teha näiteks nagu ainult mingit horrorit või ainult mingit psühhodraamat või ainult mingit slapstick nalja, aga kui sa suudad need kõik asjad niimoodi orgaaniliselt kokku panna, siis on lihtsalt sihuke nagu kõige rikkalikum gurmee teos, mida sa võid kuskilt üldse leida. Kultuurisoovituste rubriik minu poolt on sellega siis lõppenud tänaseks. Ma ei hakka sellest täna enam rääkima, aga ma arvan, et täitsa eraldi teema on see, kui heaks on ikkagi tegelikult läinud nagu praegu sarjad. Või lihtsalt, mis valikut on, sellepärast, et ma olen ise ka Apple TV ja eriti Disney Plussi ja nende sarjade juures ikkagi see on ikka nii lahedaid asju ja ses suhtes see annab mulle kuidagi lootust, et mida aeg edasi seda ägedamaid asju hakkab tulema, näiteks ka seda ma olen juba mitu korda rääkinud ka, et Star Warsi puhul need uued filmid, mis tulid, on olnud pigem siuksed samal ajal kui sarjad, mida on tehtud, on ikka uskumatult head olnud ja just nüüd septembris minu sünnipäeval välja tulnud Star Wars Visions, mis on siis sellised Jaapani anime stuudiote poolt tehtud väikesed Star Warsi siis anime versioonid see on lihtsalt nii äge ja see on täpselt see, mida ma Star Warsilt tulevikus ka tahan. Aga jah, see kui ägedaks on sarjad läinud, eks jõuab veel ilmselt tulevikus palju rääkida. Ja ma ei ole Visionsit näinud, nii et jälle asi, mida uurida mingil hetkel. See on siuke ühe õhtu läbivaatamine, õnneks need ei ole väga pikad. Cool. Lähme erisaatesse. See on vist meie tänane saade. Lähme, mul juba särk on märg natukene rääkimisest, nii et lähme siis, ma tulen sinna järelsaatesse oma särki väänama. Nii et kohtume Patreonis, patreon.com/popkulturistid lisasaates Nüüd, kui pinge on maas, kus saab kuulda, kui hullult pinges me tegelikult olime oma põhisaadet salvestades. Ilusat särgi väänamist teile kõigile!